Kui lubate, siis ma tegelikult hakkaksin hoopis kaugemalt peale ja hakkaks peale sellest ajast, kui jää hakkas ära minema, ehk siis 12 000 aastat tagasi. Et siis hakkas Eestisse uuesti elu tekkima. Mis enne seda oli, seda ma päris täpselt ei tea, aga selle jää äramineku järel igal juhul hakkas Eestis midagi juhtuma. Mõtle hästi, näed Kristian, ma pean sinna minema, tekst on seal minna. Aga ma hakkasin jah sellest jääst rääkima, et jää läks ära ja siis tuli puud järele, et Kask oli esimene, kes ta niimoodi sabas sörkis ja pärast seda tulid ka mänid ja kuused. Et see on nagu selline esimene oluline verstapost, mis tasuks nagu meeles pidada, et 12 000 aastat on sellest ajast möödas, siis sellised esimesed inimasustused Eestimaale tekkisid kuskil 9000 aastat tagasi või midagi sellist. Sinna kanti see aeg jääb. Ja selline karja kasvatamine, et see ilmselt oli juba enne seda, kui Kristusega halvasti läks. Aga ikkagi ka mingid päris täpselt ilmselt neid jälgi keegi teab, mina ei tea. Võib-olla 3-4 000 aastat on sellega tegeletud ja tegeleti ikkagi sellepärast, et mitte maastikke kaunina hoida, vaid et saada endale põhitoidust. Ja siis kui Eestimaal selline aktiivne tegevus inimeste poolt aset leidis, siis kindlasti üks olulisemaid majandusvõtteid, mida kasutati, oli alendus selleks, et karjale sööta varuda ja endale ka toitu saada. Siis tegelikult ikkagi hästi palju oli neid juhuseid, et pandi need puud põlema, et saada endale viljakaid karjamaid ja ka põllumaid. Ja see oli kõik hästi kaugel, kui nii tagasi minna. Siis 100 aastat tagasi, kui Eesti Vabariik tekkis, siis toimus meil selline maareform. Ja selle maareformi esialgseid numbreid me tegelikult teame. Me teame seda, et sellel ajal oli põllumaid või põllumajanduslikke maid või neid maid, mida kasutati põllumajanduslikel eesmärkidel, oli üle 1 000 000 hektari rohkem. Ja teine asi, mida me teame, et metsi oli üle 1 000 000 hektari vähem. Et kui nüüd need asjad niimoodi omavahel ära võrrelda, siis selge see, et me saame aru, et see metsapindala, mis meil täna on 2, millegagi miljonit hektarit, et see on toimunud kõik endiste põllumajanduslike maade arvelt. Ja siis üks oluline verstapost, selles mõttes oluline, et siis toimusid olulised muudatused, olid ikkagi enne sõda 40. aastal, kui riigikord muutus ja ka pärast seda, kui hakati kolhoose tegema ja selle tulemusena sellised traditsioonilised maakasutuse viisid, mis seni olid sellised talupõhised, need asendusid sellise kollektiivse majapidamisega, mille tulemusena siis ka need harjumused varuda oma pudulojustele heina või karjatada neid sellistes vähem atraktiivsetes kohtades, need kadusid ära. Ja kui nüüd 25 aastat tagasi või isegi natukene rohkem, kui me hakkasime maareformi tegema ja maid tagasi inimestele andma, siis selgus, et need endised heina- ja karjamaad, kus toimus just selline talupõhine karja kasvatamine, lambad, hobused, kõik nii edasi olid seal, siis nende tulemused, need olid kõik asendunud, mitte kõik, aga suur osa neist olid asendunud ikkagi metsaga ja selle tulemusena, sest praegu ongi, et eraomanike käes on see metsapindala üsna suur ja see on kõik, suur osa sellest on siis endised just need samad poollooduslikud kooslused, millest me räägime. Üks oluline number veel, mida tasub nagu meeles pidada ja kindlasti Alex teab seda paremini kui mina, aga on kuskil tähele pannud, et enne sõda oli Eestis hobuste arv oli kuskil 200 000 millegiga natuke peale. Ja siis kuskil 2000. aastal oli hobuste arv oli alla 10 000 hektari või 10 000 hobuse. Ja hektari ma lihtsalt ütlesin nagu sellepärast praegu niimoodi kogemata välja, et kui me mõtleme, et meil olid palju hobuseid, siis meil pidi olema ka palju hektareid, kust hobustele sööta varuda. Ja mis see number täpselt oli, kas hobuste arv tuleb korrutada 2, et need hektarid kätte saada, võib-olla spetsialistid teavad paremini, aga igal juhul suur osa sellest maast, mida kunagi kasutati hobuste koplitena ja neile sööda varumisega,
need jäid kasutusest välja ja seal toimuski siis selline maakasutuse muutmine, nii et kogu selle pika sissejuhatava jutu mõte ongi see, et kõik hakkabki peale sellest, et milleks me maad kasutame. Ja kindlasti on seni ajaloos ikkagi eespool sammunud maa kasutamine sellele eesmärgile, et endale süüa saada ja see maa, mille pealt siis söögi varumisega ei ole tegeletud, selle maa peal on suures plaanis kasvanud mets ja täna on jah see seis siis selline, et see maa pindala on suurenenud ja põllumajanduslike maade pindala on vähenenud. Nii, no looduskaitses me püüame üsna palju säilitada seda, mis on, aga meie ambitsioonid on natuke suuremad ja me püüame ka väärtusi taastada. Ehk siis, et nende pärandkoosluste puhul, mis nüüd on juba säilinud või on veel alles, nende puhul me kindlasti peab hoolitsema selle eest, et nad säiliksid, aga kindlasti on meil ka teada neid kohti, kus kunagi on olnud midagi sellist, mida tasuks taastada, aga mida täna enam ei ole olemas. Ja siin on üks selline pilt, eks ole, mis näitabki seda, mis ajaloos on toimunud, et mustvalged pildid on siis kuskilt sajandi algusest ehk siis sellest aasta ajast, kui Eesti riik hakkas alles sündima. Ja seal vasakus servas on ka, et 60. 70. aastatel veel ikkagi mingil määral toimus selline vähesel määral väikeste talude põhine sööda varumine, aga kindlasti praegu suur osa sellest on asendunud. Ja selleks, et nüüd vaadata, et kus meil nüüd on need eesmärgid looduskaitse arengukavaga seatud, et mida me nüüd peame oluliseks, on just need erinevad niidutüübid, need on loopealsed, need on puisniidud, need on rannaniidud, need on lamminiidud. Loopealne on siis selline ala, kus on see huumuse kiht on suhteliselt õhukene ja neid loopealseid tegelikult Euroopas väga palju ei ole, neid on ainult Eestis ja siis natukene on neid ka Rootsis. Ja need lubjarikkad mullad, mis seal on, et seal siis kasvavad väga paljud erinevad taimekooslused, mis iseenesest on väga suur väärtus. Puisniit on ka üks selline jälle karjatamise tagajärjel tekkinud ala, aga kus praegult ikkagi tänu sellele, et seal sellist aktiivset majandustegevust ei ole pikalt toimunud, on need puisniidud täis kasvanud ja praegult me teeme üsna suuri pingutusi selleks, et need puisniite ka taastada ja puisniidud on liigirikkuse poolest veelgi atraktiivsemad ja huvitavamad, kui seda on siis loopealsed. Rannaniit ütleb ise, kus kohas nad on, rannikul ja mere ääres ja lamminiidus on siis muude veekogudega seotud. Ja need väärtused, mida me siis peame oluliseks, on just need samad pärand kultuurimaastikud ja põllumajandusmaastikud ja jällegi, et oleks nad olemas, siis me peaksime astuma samme selleks, et neid säilitada, aga praegu me peame astuma samme ka selleks, et neid uuesti tekitada ja siis anda neid hooldusesse ja hooldamise käigus püüda siis seda looduslikku imet mitmekesistada. Et nii nagu peale jääaega, eks ole, et siis kui jää läks ära, siis tulid siia peale kõigepealt, eks ole, kased ja pärast ka okaspuud, et siis ka nende samade pärandmaastike ja põllumajandusmaastike saatus, kui neid ei kasutata, on ikkagi see, et see mets tuleb sinna üsna kiiresti peale, isegi kiiremini, kui me oskame arvata. Ja üks väga tuntud metsateadlane on kunagi öelnud, et kui Eestis mitte midagi ei teeks, et siis 80% meie pindalast oleks kaetud kuusikutega. Ja need väärtused, mis nendes taastatud või taastatavates looduslikes koostustes pärandkultuuri maastikele on ikkagi just see, et seal on hästi palju sellist looduslikku mitmekesisust, mida mujal ei ole. Ei saa see kõre elada paksus võsasega metsaga kaetud alal, tema tahab oma
elule sobilikke alasid, siniliblikad, käpalised, kõik need muud liigid, mida me siin praegult niimoodi oleme pildi peale pannud, see on kindlasti väga oluline selleks, et nad saaksid seal toimetada ja ka rändlindude puhul on ikkagi see teadmine, et võib-olla nad rüüstaksid põllumeeste põllumaid vähem, kui neil oleks kohti, kus siis sellises looduslikus tingimustes maanduda ja võib-olla sealt ka mingisugust toitu endale varuda või saada enne pikale reisile minekut. No see on see üks asi, millest ma juba korra millest ma korra rääkisin, et tõepoolest, et arvatakse, et enne Eesti riigi iseseisvumist või tekkimist oli poollooduslike koosluste pindala 1,8 miljonit, suur osa sellest 1,8 miljonist on, eks ole, tänaseks kaetud metsaga, mingisugune osa sellest on kindlasti ka põllumajanduslikus kasutuses, seal on tehtud siis mingisuguseid uudismaid, neid asju, ega siis selle kollektiviseerimise käigus liideti ju maad kokku ja sellised vähegi viljakamad alad ikkagi nendes moodustati sellised suured põllumassiivid ja heinamaad tehti kõvasti drenaaži, kuivendati. Et aga niimoodi on need asjad läinud ja täna on siis neid poollooduslikke kooslusi on kuskil 80 000 hektarit ja neid on siis nii kaitsealade peal kui ka väljaspool kaitsealasid. Ja looduskaitse arengukava, mis siis 6 aastat tagasi vastu võeti selles looduskaitse arengukavas, me oleme seadnud endale eesmärgiks võtta neid poollooduslikke kooslusi kasutusse uuesti 45 000 hektarit. Tänaseks selle verstapostini veel ei ole jõutud ja praegult tehakse tõsiseid pingutusi, et see 45 000 täis tuleks, et siin on mitmeid erinevaid programme selleks, et seda hoogustada. Kasutatakse suures osas nii Euroopa raha, aga ka meie siseriiklikke vahendid, näiteks ka RMK on siin panustamas midagi oma rahakotist, et neid poollooduslikke kooslusi mõnes kohas paremini taastada ja ka kasutusse anda. Ja siin ongi nüüd selle pildi peal need on nüüd kaitsealadel paiknevad poollooduslikud kooslused, aga kindlasti on ka suur osa selliseid alasid, mis on kaitsealadest väljaspool ja kus tegelikult täidetakse neid samu eesmärke, et seal toimubki selline mitte väga agressiivne ja mitte väga efektiivne selline põllumajandus, vaid tehakse oma talu piires selliseid väikseid toiminguid ja püütakse siis seal kas karjatada või siis ka heinaniitmisega seda ilmet säilitada. Ja kindlasti ei tehta seda mitte ainult selle eesmärgiga, et nüüd looduse mitmekesisust tagada, vaid ikkagi on seal ka mingi majanduslik moment ja see ongi tegelikult see oluline küsimus, et kas me matkime mingisuguseid tegevusi või teeme neid tegevusi sellepärast, et päriselt, et meil ongi seda vaja, meil on vaja loomi kuskil karjatada, meil on vaja kuskil hobuseid karjatada, meil on vaja neid mägiveisid või pärast räägitakse sellest, et millised on meie oma sellised liigid, kellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, aga eks me oleme siin ka importinud selliseid häid rohusööjad, kes siis suudavad selle biomassi niimoodi lihaks ümber töödelda ja samas ka töötada meil muruniitjatena. Ja taastamise toetamist on siis alates 2001. aastast tehtud. Ja praegult on siis, nagu ma korra mainisin, et on erinevaid allikaid, kus seda teha saab, et siis siin on kui neid numbreid niimoodi võrlema hakata, et taastatud on 15 000, eks ole, hoolduses on 38 000, eesmärk on 45 000, et ongi, et kuskil on neid asju tehtud ka ilma toetust, et inimesed on saanud aru, et neil on seal lihtsalt vaja toimetada. Ja investeeringute toetamine ei piirdu siis ainult mitte taastamisega, vaid tehakse ka infrastruktuuri selleks, et näiteks siin on üks sild, mis nüüd on Matsallu rajatud minu teada selleks, et nendele taastatud aladele ligi saada, et sinna siis kas loomi peale viia või siis ka mõnel juhul on sildasid ja teid vaja selleks, et sealt siis seda varutud
heina, mis sealt on kokku rullitud, kuidagi ära tuua. No mitte alati ei ole need projektid muidugi kõik selliselt õnnestunud, et igalt poolt ei olegi võimalik pärast seda, kui see kooslus on taastatud, seda sellisel kujul säilitada, sellepärast et esiteks puud tungivad peale, teistpidi on niimoodi, et mõned märjad ja väga vesised suved lihtsalt ei võimalda seal piisaval määral töid teha ja praegu otsitaksegi selliseid erinevaid lahendusi, et juba tehtud tegevus mitte raisku ei läheks, et siis oleks ikkagi püütaks olla võimalikult paindlikud just nende taastatud alade suhtes, et okei, et ei jõutud selleks kuupäevaks asja ära teha, et siis vaatame, kas me saame seda kuupäeva nihutada või teha ka niitmise asemel näiteks ekseldamist selleks, et ikkagi seda puude tagasitulekut ära hoida. Ja praegu meil on ka avatud siis KIK-is üks voor. See voor on siis selle põhimõttega, et nii kaua kui raha on, nii kaua saab seda küsida sealt. See on nüüd praegu, see on sellest, mis on toimunud. Et me oleme siis KIK-i kaudu ostnud või toetanud 4500 harilooma soetamist, veised, lambad, hobused. Ja siis on toetatud karjaaedade ja kogumise aedade ehitamist. Et kui need loomad on soetatud, et neil oleks võimalik seal ka toime tulla. Ja siin on nüüd see avatud voor, millest ma juba hakkasin eelnevalt rääkima, et praegult on ikkagi võimalik veel küsida täiendavaid toetusi selleks, et poollooduslikel kooslustel toimetada. Ja siin on nüüd ka need prioriteetsed poollooduslikud kooslused, et mitte igale poole ei anta sama valemiga, vaid ikkagi eelistatud on need kooslused, kus siis on loodusväärtused hinnatud teadlaste poolt kõrgemaks, nõmmeniit, lubjarikas aruniit, lubjavaene aruniit, loopealne, puisniit, lamminiit ja nii edasi. Siin, kui kellelgi on huvi, siis kindlasti saab sellega täiendavalt veel tutvuda ja saada täpsemat informatsiooni nii Keskkonnaministeeriumist kui ka Keskkonnainvesteeringute keskusest. Ja need toetatavad tegevused on siis eelkõige esimene asi on muidugi selleks, et üldse hakata midagi tegema, peab olema koht, kus seda teha, siis ongi, et kõigepealt on see taastamise toetamine, siis on taristu rajamine, siis on nende muruniidukite piltlikult öeldes, ehk siis kas siis pudulojuste või ka mingite töövahendite soetamine. Ja praegult kõige suurem probleem, mis meil on tekkinud eesmärkide saavutamisel, on seotud puisniitudega, et puisniidud põhiliselt on nad seal Läänemaal ja puisniitude hooldamine ja taastamine on üsna tülikas ettevõtmine ja siin tõepoolest on mindud juba nii kaugele, et nende tavaliselt või praegult on positsioon selline, et selliste traktorite toetamist eriti heaks ei kiideta, aga puisniitude puhul selliste spetsiaaltraktorite soetamine on tehtud ka abikõlbulikuks. Aga see on tõesti selline traktor, millega siis ei saa kartulit muldama minna ega suuremat heinakogust kuskilt põllu pealt ära vedada, et on tõesti mõeldud selliseks keerutamiseks seal selles puisniidu väärtuslikus keskkonnas ja ka ise olen mitmel korral potentsiaalsete puisniidu taastajate ja hooldajatega suhelnud ja kuigi seal need toetused, mida makstakse ja ka see tehnika soetamise toetamine sellest rääkimata, tundub, et need numbrid on nii suured, aga ikkagi sellise äriplaanina ta praegult ei ole veel tööle läinud ja ilmselt peaks siis veel täiendavaid mingisuguseid motivatsiooni asju välja mõtlema selleks, et ka nende puisniitudega asjad niimoodi järje peale saaksid. Ja siin on nüüd hinnakiri, eks ole, et kuidas siis karja soetamist on toetatud. Et kõige kallimaks me ikkagi peame hobuseid. Et hobuste soetamist siis toetatakse 1530 euroga. Veised on 833 eurot ja
ja lammas ja kits on siis natukene odavamad. Tundub, et siin peaks olema nagu selline, kui kellelgi on tahtmine ja soov, et siis on võimalik ka sellega tegelema hakata. Ja tuleb ikkagi arvestada ka sellega, et mõningatel juhtudel need veised, kui nad omavahel seal looduses kohtuvad, et siis seal võib tekkida ka järelkasv, mida on siis võimalik ju ka taastootmise käigus niimoodi kasutusele võtta. Aga jah, et ma päris täpselt aru ei saa, et miks need protsessid nüüd ei ole soovitud kiirusega käima läinud, et kas siis need taastamise summad on väiksed, kas see taastamise nõuded on liiga karmid või on siis hobuseid liiga vähe või ei ole hobuseid saada või ma ettepanek kutsuga neid põllumajandustootjad oma enda juurde sinna ümarlauale, me teeme selle asja väga kiiresti selgeks, miks see asi ei töö. Nojah, ega me päris nendele põllumajandustootjatele, need, kes nüüd suurkarja peavad, ei teagi, kas see on nagu mõeldud neile, eks ole, et kui need mingi suur farmi kokku panevad, et siis sinna me neid sisse ei osta. Tingimus on see 30 hektari tingimus. No ikka jah, ega seal ongi, et ei saa olla nii, et on lehm ja ei ole maad. Sellistel rannikualadel on selle 30 hektari kokku saamine üsna selline keeruline ja tülikas tegevus ja näiteks meie loobusime sellest toetusest, sest me ei saa kasutada seda 30 hektari. No sama on näiteks... Kõik pisikesed tükid, nad ei ole lahus tükid, et see läheb keeruliseks. Võib-olla nagu Haapsalu ja sealkandis on nagu see lihtsam, sest seal on suuredavad. Aga juhinde poolt on näiteks nagu kõik pisikesed. Et siin peaks olema natukene mingisugused erisused. No eks neid valemeid saab ju alati kas siis disainida selliseks, et meie jaoks on oluline just, et ta tööle läheks, et saada teada, et mis on need põhilised takistused. See on näiteks üks takistus. No seda ilmselt me jah. Samas, eks ole, kuskil mujal ilmselt ta töötab, aga võib-olla tõesti peaks olema mingisugune siis piirkonna koefitsient, mida saab kuidagi selliselt kasutada, et seal, kus on ega need lahustükid on, nad on igal pool nagu probleemid, nad ongi lahustükid, nad ei ole niimoodi ühe suure massiivi. Kuulsuste taastamisel ongi üks oluline asi ju see, et ta ei olekski need lahustükid, et tükiki siin ja tükiki seal, et nad oleksid omavahel seotud. Liigid saaksid omavahel liikuda, nad saaksid paljuneda, et see ongi ju asja eesmärk. No eks ta on nii ja naa, et nende samade puisniitude puhul, mida siin sellel slaidi peal nüüd on esile toodud, et nende puisniitude puhul on ka nüüd seda pindala on kogu aeg mängitud väiksemaks, et kui te nüüd hakkate mõtlema, eks ole, et riik toetab 20 hektari peale ühe traktori ostmist, eks ole, et see tundub niimoodi absurdsena, aga ka see ei tööta, meil on praegu see avatud voor on käimas ja sinna minu meelest on vist tulnud ainult paar taotlust, kes siis on niimoodi tõsiselt võetavad ja jällegi, et see äriplaan ei kanna välja. Miks ta ei kanna välja? Teistpidi jälle ei saa olla ka niimoodi, et selle 3 hektari peale riik ostab traktori, et nii ta. Traktor ei olegi seal. Ei, ma räägin nendest puisniitudest. Töömaht, mis ei ole mitte ühel aastal, vaid ikkagi paljudel aastatel. Meie näiteks keeldusime puisniidu taastamisest. Meil inventeeriti sellel aastal üks ala puisniiduks, me ei võta seda kasutusse. Loomad küll käivad seal karjas edasi, sellepärast, et need tingimused on nii karmid, et meil ei ole lihtsalt seda aega ja mahtu sinna nii palju panustada, et see töömaht on väga suur. Puisniidu puhul just ongi see sama teadmine, et seal on neid liike on hästi palju ja selleks, et nad saaksid seal kas siis seemneid valmida või midagi, et siis on see kalendriga mängimine just selles suunas, et tõepoolest peaks kalendriga mängimine annab sellest, et alates 10. juulist on see üldse lubatud sinna niipa minna. See tähendab, et praegu, kui on ilus ilm, kui võiks niita, seda teha ei tohi. Jah, aga seal ongi see sama eesmärk, et see ei ole mitte nüüd ainult see sööda varumine, vaid ikkagi see, et sealt on vaja lasta nendel puisniidu taimedel siis nagu valmida ja ära õitseda, et see ilus aeg oleks ka niimoodi taimedega kaetud. Alati jah, see majandus ja sellepärast ju riik siia toetusi maksabki, et kui siin oleks lihtsalt selline majanduslik moderaator oskab öelda, et selle majandusliku hinnaga panna sellele, et
milline on see majanduslik kaalutlus ja teiselt poolt, eks ole, nüüd see riigi poolt tulev toetus, et kuidas nad omavahel niimoodi balanssi läheksid, eks ole, et see, mis nüüd juurde antakse, et see kaalub üles selle, mis nüüd majanduslikult tuleks nagu mitte nüüd selle talupoja mõistuse järgi teha, eks ole, mitte vaadata kalendrisse seda, millal saab heina teha, eks ole, kõige paremini, vaid vaadata kalendrisse seda, et millal on see taimede jaoks oluline niisugune allesjäämise aeg ümber saanud. Aga me täitsa anname endale aru, et meil neid probleeme on ja pidevalt toimub ministeeriumis ja vastavate inimeste vahel need arutelud selle üle, et mis siis peaks teistmoodi olema ja kui neid määrusi võib-olla saab natukene muuta, nii et eks siis, kui see uus periood tuleb, sellest võib-olla Illar räägib pärast, ma ei tea, kas sa räägid sellest? Ei räägi eriti. Tähendab, eks selle uue perioodi kavandamise puhul saab ka midagi teistmoodi ilmselt tegema hakata. Aga eesmärk ikkagi on, et saada need hektarid ja pindalad täis. Ja see hooldamise toetamine siin on nüüd näidatud, eks ole, et kuidas neid toetusi on tehtud ja kuidas need pindalad on kasvanud. Et 45 000 on ikka üks jupp veel puudu, nüüd sinnapoole püüdleme, kuidas seda kõverat hoogsamalt liikuma saada. Mingid plaanid on, aga jah, ega see ilma teie siukse toetava tegevuseta selleni ei jõuta. Nii. Ja nüüd on siis eraldi slaid ka Lahemaa kohta, et Lahemaal on siis 3000 hektarit selliseid, mida hinnangu kohaselt oleks otstarbekas ja mõistlik ja vajalik hooldama hakata. Ja hooldustoetuste raames on siis 652 hektari osas mingid tegevused toimunud. Ma ei tea, kas väljaspool seda ka midagi tehakse, selle kohta mul täpselt informatsiooni ei ole. Ja siis ka, et kuidas siin loodushoiu toetustega 2017 aastatakse 51 hektarit ja RMK teeb veel ka oma mingisuguse ponnistuse 50 hektaril. Need kurjad inimesed, kes seda tänast päeva planeerisid, arvasid, et mul on teile poole tunni jooksul võimalik see sõnum edestada ja peaaegu, et niimoodi ka. Et see ei ole mitte nüüd ainult ministeeriumi või Keskkonnaameti või looduskaitseorganisatsioonide mure, ma arvan, et me ühiselt peaksime ikkagi püüdma leida seda optimaalset lahendust selleks, et kuidas neid meie jaoks olulisi kooslusi säilitada ja mis selleks siis tegema peaks, et neid tulevikus siis veel paremini oleks võimalik hooldada ja majandada ja palju neid lehmi siis juurde peab ostma. Aga aitäh ära kuulamast ja kui nüüd on küsimusi, siis ma saan aru, et... Kas saad paneeldiskussioonis ka osaleda, kas sa ajagrafik võimaldad? Ega ta nüüd väga hästi ei võimalda, aga ma püüan võimalikult kaua siin täna veel olla. Miks ma seda küsin? Mul ei ole küll sõnniku või tuua. Et siis peaks kindlasti kasutama seda küsimuste vooru võimalust, eks ole ju praegu, et mis puudutab... Selleks lihtsam, et mul on mingid vanaisa kohustused. Aga me oleme 5 minutit siia jätnud selle jaoks, et proovime neid küsimusi käsitleda, et äkki ma alustan, siis saavad kõik mõtteid koguda. Kas sa kirjeldaksid palun seda, et kuidas see protsess käib ministeeriumis, et kui me võtame kas või need samad PLK-de tänased meetmed ja nende jätkusuutlikkus selles mõttes, et kas nad on rahuldavad PLK-de taastamise säilimise huvides või mitte, et kuidas see ülevaatamine ja nende takistuste, millest siin jutt on leidnud, kuidas see käib ja kuidas siin ruumiski on mitmeid, mina ise nende hulgas, kes puisniitu on taastanud ja teame, kui keeruline see on, eks ole, et kuidas seda panust, mida siis nagu öeldakse põllult, eks ole ju, kuidas seda ministeerium kogub ja seda see informatsioon jookseb ikka niimoodi alt üles,
et noh, ministrini jõuab see number, mis on seal kõige kõrgemal, liigetakse kõik kokku, saadakse teada, et 45 on eesmärk, 30 on täis, minister on kuri ja küsib, et miks nii on. Ja siis delegeeritakse see küsimus allapoole ja Keskkonnaametil on siin ka oma roll täita, eks ole, et Keskkonnaamet tegelikult peaks koha peal neid asju korraldama ja teadma ja siis Keskkonnaametis küsitakse, et millest probleem on. Küsime Kaja käest, et miks siis Läänemaa metsaühistu ei võtta põhisniikama loodusena, ei tasu ära. Liigavälised tükid on, maaomanikud ei ole huvitatud, need, kes seda toetust peaksid saama, nendel on see ka, ilmselt summad on juba inflatsioon juba ära söönud, et see, mis oli 5 aastat tagasi selline atraktiivne summa, siis see täna tundub sellise, kas tasub selle nii pingutada. Et võib-olla tõesti, et siin kuskil on öeldud, et elu on liiga heaks läinud, et see ilmselt on ka siin nagu mõju avaldanud, et esiteks inimesed ei ole praegu väga aldid tegema neid asju, mis ei ole nendele tulu toovad. No jah, ilmselt raha on kindlasti üks pool, aga mulle tundub, et see hakkab ikkagi natukene nagu ka teisest otsast pihta ehk sellest, mis puudutab ka teatud niisuguseid põhimõtteid, et kas seal näiteks ei ole ka selliseid nii-öelda kitsaskohti, et kui sa kirjeldasid, et 1,8 miljonist on saanud 80 000, siis see tähendab, et tegelik küsimus on ju õhus, kas väärtus, kaitsmisväärsuse mõttes, kas mets või niit, selles mõttes, et selle niidu koha peal on mets, ta on kõlvikuliselt mets ja nii edasi, et kas ministeeriumi hinnangul seal on nagu kõik kõik korras või et seal tõrkeid ei ole, kui keegi maaomanik näiteks oma kodu kõrval tahaks endise kultuurmaastiku, endise ühiskarjamaa, mis iganes, mis oli tegelikult avatud maastik, tahaks seda taastada, aga see tegelikult on metsana praegu kirjas, kui me Lahemaa kontekstis räägime, siis lausa Natura metsana, eks ole. Eks siin ongi sama see hierarhia, et millised seadused on nagu natukene kõrgema juurde. Keskkonnaministeeriumis on tõepoolest niimoodi, et looduskaitseseadus sõidab natukene eespool ja metsaseadus oma asjadega sõidab tagapool ja looduskaitseseadus tegeleb nende aladega, mis on looduskaitsealadel ja metsaseadus tegeleb selle metsaga, mis on looduskaitsealadest väljapool, et siis kui see mets nüüd asub mitte kaitstaval alal, siis seda tegelikult tulekski majandada nagu metsa ja selleks, et sellest metsast kuidagi loobuda, siis seda tuleks teha läbi raadamise ja selleks on üsna keerulised protsessid. Samas, kui nüüd looduskaitsealadel, siis on ikkagi küllalt suuri alasid, mis on need kas siis ise metsastunud või on ka metsamajandite ajal metsa alla viidud, on ikkagi kas või näiteks kõrede päästmiseks tehtud uuesti selliseks paljandikuks või liivakaladeks, siin on Nõva ja Saaremaal ja Kielkonnas ja kus need on, eks ole. Loopealsed jah, eks ole, et see kõre saaks toimetada. Täpselt nii ta ongi, eks ole, et maaomanik mõnes mõttes selle metsaseadusega ongi ju selline, et kui alguses ma rääkisin sellest maakasutusest, et tegelikult kui ma täna olen valiku, et mul on mingisugune maa on sööt jäänud ja nüüd, kui ma hakkan seda maad, eks ole, põllumajanduslikult kasutama, harima, siis ma saan igast toetuseid ja muid asju, mis on selle põllumajandusliku maa säilimiseks tarvilikud. Ja kui ma viin selle maa nüüd metsa alla, siis selle metsa alla viimise tagajärjel, ütleme 5 aasta pärast, siis riik hakkab mulle kogu ette kirjutama, mida ma seal metsaga kaetud alapeal teha tohin. See on natukene erinev suhtumine. Mis ma nüüd sellega öelda tahtsin? Eks ma seda tahtsingi öelda, et mõned asjad on meil natukene ülereguleeritud. Et võiks olla natukene vabamad ja just lähtuvalt sellest, et tõepoolest, kui meil on need pärandkultuuri väärtused või pärandmaastikud, et siis nende maastike taastamisel praegult tõesti mõningatel juhtudel peaks neid vaateid rohkem avama ja nende vaadete avamiseks. Raiesmik on praegult inimeste jaoks, eks ole, see asi, mis nad üsna ärevusse ajab, aga kus raiesmik on sellises kohas, kus nüüd tekib, eks ole, vaade nendele kuplitele ja sellistele looduskaunistele järvedele ja nii edasi, et siis võib-olla see ei olegi
kõige halvem asi. Et kui siin 2 aastat tagasi oli Karulas oli suurt orkaan, mis sealt üle käisid, siis kui see mõne koha pealt see mets ära läks, siis tekkisid siin üsna huvitavad ja põnevad vaated, mida tasub ka hinnata, eks ole, ja kui meil praegu me endale neid Eesti rahvusmaastiku valime, siis kindlasti ei tohi ära unustada seda, et see maastik peaks olema ikkagi näha. Et ka Munamäe tornist oleks võimalik siis näha, millised need kuplid ja järved on, et ei oleks ühtlaselt niimoodi metsada ära käis. Nii. Väga kummaline avaks minu poolt, aga Enno. Ma tahaks küsida seda, et ma üritasin tegelikult seoses kaitsekorralduskavaga 2014 küsiti meie käest, et kas tahate mingisugust ala taastada. Jutt käib Valge ja Orust, jutt käib 0,18 hektarist alllepikust. Siis sellel talvel ma üritasin teha metsateatist selle 0,18 hektari peale lageraide teatist, et see mets maha võtta ja nii taastada. Aga kuna ma tahtsin taastada seda, siis metsandusspetsialist ütles mulle, et seda teha ei saa, ta nõuab mu käest uuesti kultuuristamist. Siis ma tegin uue metsateatise, kus panin siis raadamise. Ja siis uue pärast sain vastuse, et ka raadamist teha ei saa, kuna selleks puudub alus. See ongi see sama kurbloolisus, eks ole, et raadamine, need metsaseaduse mõisted on selle maakategooria muutmine, et selle metsa asemel hakatakse seal tegema midagi muud, et kas tuleb selle lennuväli, raudtee, mingi suur trass ja minu arvates nüüd selle kaitsekorralduskava raames või kaitsekorralduskava muutmise raames oleks võimalik olnud see kuidagi sellesse planeeringusse sisse kirjutada. Ja mõnel pool on ka vallaplaneeringutega võib-olla need vaadetavad, aga see on tegelikult väga õige tähelepanek, et just, et nende maastikuilmete parandamiseks mõnel pool need alllepingud, mis nüüd praegu metsaseaduse kaitse all on ja kuigi alllepingul ei ole, siis raievannus kehtestatud, et alllepingu võib raiuda siis, kui tundub, et on õige aeg kätte jõudnud. Et siis metsaseaduse kohaselt, eks ole, 5 aasta jooksul peaks nüüd midagi tegema selleks, et see mets uuesti tagasi tuleks. Et praegu ka selle metsanduse arengukava tegemise käigus ilmselt see teema nagu püstitatakse ja küsitakse üle, mis siis ikkagi teha. Et me oleme ennast natuke nurka läbinud. Ma nüüd pean küll selle nii-öelda siin katkestama, et me päris ajakavast ei lähe kõrvale, aga ma võtaks kokku selle Andrese avalduse, minu arust üldse mitte kummalise, vaid väga tervitatava avalduse selliselt, et mida me siin Lahemäel oleme kogukonna poole pealt küll näinud, et mille võiks kaasa võtta ministeeriumisse, kui pealelõunal ei saa meie diskussioonis osaleda, et maaomaniku, kes soovib, on see siis puisniitu taastada või rannakarjamaad või loopealset, vahet ei ole. Tema eest seda elurikkust sealt küll kaitsta ei ole vaja, sellepärast et paremat looduskaitsjat kui see maaomanik, kes üritab seal PLK taastada, paremat looduskaitsjat ei ole riigil küll mitte kuskilt mujalt võtta. Ehk et tema eest ei peaks seda loodust kaitsma. Mulle tundub, see on see, mida Ennu näide praegu kõige paremini ka demonstreeritakse. Ma olen ka seda meelt, et me oleme nende seadustega natukene regulatsioonidega, tahame kõike reguleerida ühtemoodi ja see viibki selleni, et see loominguline moment kaob sealt ära ja see iga aasta me kulutame PLK-anduse peale kuskil 8 miljonit eurot, et siis läheks õige asja ette, et tegelikult tahab pingutamist, aga igal suur tänu teile selle ärakuulamise eest ja teistpidi tänu sellest, mida te seni teinud olete ja loodame, et tulevikus need asjad lähevad ladusamalt ja paremini. Täname!